masinale. Ma teen iga 4 tunni tagant, teen siukse tšeki. Teen veits puhtaks ja vaatan, et kõik see asi on korras, õlid on korras. Mingid oksi kuskil ei ole. Ja kuradi see uks mul vaata. See käib mul üles alla, on ju. See ei lähe mul alla. Mõtlesin, mis nuss on. Praegu kurat tšekin piiti vaata. See kuradi oks. Mis ma mõtlesin, et ära purustati. See kurat sitt on seal. Ma ei saa seda kätte, ne. Sest siin see asi käib nii-öelda nii pidi. Eks ta lükkab need oksad sinna ülesse. Ja siis kuidagi purustab seal. Aga kuradi see oks on nii tummine seal, et ma ei saa seda kuidagi. Mul on mingid kuradi kang või mingit tassi vähe. See on nii tummiselt kinni siin. Sest no see uks, kui ta läheks kinni, siis see ülemine osa oleks umbes selle koha peal siin. Aga mul ta läheb siiani. Ja mõtlesin, mis jama on. Mõtlesin hüdraulikaga mingi jama, aga kuradi perse reisk. No see on kõvab see tummine sinna. Ei, seda ma ei saa. Kuna ma seda tervet masinat ei saa ülesse tõsta, siis ta vahepeal kriibib maad, sest ongi see, et no need on enam-vähem nagu sirge, et siin ma selle nende puude vahel ma seda liiva ei kraabi. Aga kui siin on näha, et siin on nii-öelda nagu puhas, vaata. No mõnes kohas on, tegelikult siin ei ole kuskil kraapinud. Siin tulen, keeran vahepeal on näha, siin on jälle maha läinud, vaata. Sest noh, masin käib niimoodi. Sest tegelikult ideaalis ongi, ma tulen sealt sellest puude vahelt tulen välja, siis ma tõstan nokka ülesse, et ma siin seda kuradi maad ei kraabiks. Sest noh, siin ei ole see maapind nii tasane. Aga ei tööta. Noh, muidugi mulle on lihtsam, aga ma ei pea lisanuppu vajutama, aga kuradi masinale liiga hea ei ole. Sitt raisk. Ei lükka, ei tõmba. Ei saa, kuule jääb nii. Eks ole, ja nüüd on põka puhastus ja hooldus ja selles suhtes päris head klapid on, ütlen mina ausalt, kaua ma täna olen teinud. Kell on 6. Aga 12 tundi olen juba teinud, tund aega teen veel, no põhimõtteliselt ütleme, seal öeldi, et klapid on 30 tundi. Ja ta kuulamisaega, aga noh, mul natuke kõvemini võib-olla kuulan, kui seal on. Seal võib-olla oli mingi 50% peal. Kõige esimese asjana panen kütsi. Sest meil on siin siuke kenekas ja kütsi tuleb jõle aeglaselt. Siis ongi see täpselt see aeg, kus ma teen kabiini puhtaks, on ju. Ja siis saab nii-öelda mootor jahtuda, sest tegelikult on see, et kui sul traktor või mingi suurem masin käib täiel võimsusel päris pikalt, siis on hea lasta tal madalatel pööretel maha jahtuda, sest ma ei tea, mis see teeb. Ma tean, et see on hea. No loogika ütleb, et see on hea, aga
kui liiga kuuma mootori välja suretad. Ma ei tea, mis siis juhtub. Этот дизель. Это generator. Palju kenekal bensu on. Saab sõita küll veel. Teeme kabiini puhtaks. Vaat kui hea nagija. Mul on kurat isegi prügikotte. Siuke vende. Mis meil siin kõik on? Kurat nii palju kommi. Kes see nii palju kommi sööb? Mingi ergutus. Ahah, veel üks ergutus. Tegelikult praegu on väljas päris soe. Audu. Panen oma kodinad siia. Auto panen sooja. Ja nüüd ootan, kuni diisel valmis saab. 400 liitrit päevas. Päris räme reis. Aga kurat, kas sul see popcorn seal kuradi hammaste vahel on välja tulda? Sellega küll tegeleda ei viitsi reis. No täpselt see kuradi popcorni tükk, mis seal kuradi tagahamba vahel on, vaata. Terve kuradi päev lihtsalt jamad sellega ja sa oled õhtul teleka ees ja saad selle popcorni tüki kätte ja oi kurat, kus siis on hea olla. Ma loodan, et see popcorni tükk on selle söögiga välja tulda, eks ole, et ma ei pea ise selle keelega jamama hakkama. No traulikad nii versus seda. Õudne. Kas mu popcorni tükk on ära tulnud? Oi kui hea! Ei olegi popcorni tükki enam siin kuradi hamba. Ai kurat on ikka. Midagi on. Suurem tükk on ära tulnud, aga mingi väike tükk on ikka siin. Raisk, see on õita jäme. Miks see kõige rõvedam osa on? Nagu sa mu kostüümist aru saad, eks ole, onju. Ma pean kuradi õhuga puhtaks tegema selle pilli. Kõigepealt filter, eks ole, onju. Masin on puhas nii seest kui välja. See on niisugune retstöö. Aga no midagi liiga hullu ei ole. Mask on ees siis. Normaalne. Sips. Nii, sips. Kurat, ma pean selle kaikaga nüüd tegelema hakkama. Igatahes on jah, nüüd kui see suurem puhastus on tehtud, siis järgmine asi on, no kuule, tuli jah. Järgmine asi on siis see, et ma vaatan kõik põhja kõik üle. Mingi kuradi oksi siin ei ole. Ühe siukse jorda leitsi sealt alt on ja siis vaatan üle kõik, et mingid annevad mingi väike jubrakas on siin. Mingid suuri oksi ei oleks. No väikseid ka mitte. Nii oks ei ole. Ma tean küll, kus oks on. Määre! Määre. Selles suhtes selle põgaga on väga lihtne. Mul selle püstoliga on ainult 2 kohta, mida määrida. See on ja siis see. No kurat. Just eile panin jälle uue. Vittu, see läheb kohe katki. Ma seda ei tee täna, siis ma ei viitsi teha. Võtame üle. Tehtud. Ole vait. Kuna seal vaata ees on ainult 2 jublakat enne, mida määrida. Tundub nagu imelik,
traktori kohta, aga sellel traktoril on siuke väga nutine süsteem, et ta on nagu tark. Ta nagu saab aru. Ego ei ole. Vaata kui tark. Ta just kui saaks mu jutust aru. Siin on vaata siuke koblakas. Ja see on automaatne määrija. Ma ei tea, mis aja pealt ta nagu määrib muidugi. Aga on automaatne. Iga 2 päeva tagant täidan seda. Panen selle suure püstoliga siia sisse. Sest muidu siin neid punkte on ta jooba. Aga ne vaata, see ongi näiteks nagu siia vaata. Ongi sellest potsikus tulevad need juhtmed siia. Ma ei tea, kui Maart, kui ma peaks käsitsi tegema, ma teeks kui tund aega määriks seda. Siin neid liikuvaid osi on nii palju. See on tehtud siuke süsteem. Väga targad inimesed on teinud selle süsteemi. Raske põmpamine, aga läheb. No juba läheb. Aha. Siin nüüd veel liiga palju ka pumbata, sest ma ühe korra panin, nii jõle palju tuli välja. Vaata, välja tuleb. Ops, no Mehhiko toit oled söönud või? Purr. Ja ülle. Kui nii, siis nii raisk. Kurat, see hääl oli täpselt see õige raisk. Ma panen selle õli ka kohe ära. Siis ma pean hommikul tegelema sellega. Kuigi ta praegult on soe või? See on soe, jah. Kõrsi ma panen hommikul. Sest soojana õli paisub. Ja siis ma ei näe seda õiget levelit. Sest jah, siin ongi vaata need ainukesed punktid, mida mina pean näppima, on need 2 nii-öelda käsitsi. Noh, siia kui see voljat sa ei saa panna ka, vaata. Sellepärast on. Nii, see kuradi oks. Noh, rande raisk. Mis sa oled sellest see kuradi vinnutatud liha või? See jääb ka igale pool hamba vahele. Selline see värk on. Tund aega võttis see aega. Kell on 7 nüüd. Iga õhtu tund aega. Hoolda seda pilli. Üks asi on veel mida teha, aga seda ma saan kolmapäeval näidata sulle siis. Sest seda ma ei pea iga õhtu tegema. Kolmapäeval näitan. Täna on esmaspäev. Kolmapäeval näitan. Nüüd on jälle üks lähikontrollka. Ma nüüd muutsin natukene. Mul on siin kiired käigud ja aeglased käigud on ju. Aeglaste käikudega ta kurat võbistab on ju. Sellepärast mul need no kurat ma ei tea, kuidas see nimed rehvid rehv lähebki kuumaks, sellepärast et ta mingi sensor on paigast ära. See kuradi võbistab niimoodi ja niimoodi ja niimoodi igatepidi. Aga kui ma panin kiire käigu peale, siis ta kurat sõidab sirgelt. Hirmus on sõita, aga alright. No mingi popcorni ka sul on siin oma vahel või? Ei ole. Näe, vaata. Selle kile all on mandel. Praegult mingi rekka käib siin, viib neid mandleid, viib minema. Seal mingi laadur paneb rekka peale. Sest see hunnik, mis seal on, see ongi mandel. Sest mandel on selle kuradi kooriku sees, vaata. No muidugi ma just mingi 2 rida tegin seda kiiremat varianti. Sest mul tegelikult siin nagu väga palju oksi ei ole. Ja ma saan sõita suht kiiresti. Ma arvan, et selle low'ga maks kiirus on äkki mingi 13, äkki midagi sellist. Aga ma arvan, et kui ma kiiret see, ma arvan, 20-ga. Umbes niimoodi panen siin. Mul on kuradi päris tihti see, et ma tahan turvavöö peale panna. Käsi läheb kogu aeg niimoodi kuskilt. Ja no hirmus pill on ju, kurat. Turvavööle ei kütleksin. Ma näitan sulle. No ma nüüd natuke, ma ei tea, kurat, ma pole selle masina videoid pole veel kokku pannud. Ma ei tea, kui ma karjun siin ja see masin räuskab, kas mind on kuulda. Kui ma aeglaselt sõidan, sul maks kiirus on selline, aga vaata, kus ta kurat nagu tõmbleb hai peale.
siis rool, no siis ta enam ei tõmble. Rool ka väga ei keera, aga kurat. David! Oksad surevad minul hirmus! Aga niimoodi on veits nagu põnevam sõita ka, sest siis ma pean kogu aeg jälgima. Muidu ma kurat kooserdasin sinna. Ja mul ei ole täiskiirus praegu, täiskiirusele ei taha panna. Kurat, mul töö saab otsa niimoodi, kui ma nii kiiresti teen. Šubljad! Praegu ta on täiskiirus! Sure oksa! Oi, midagi kui kiire! Ma tegin praegu 3 tiiru kiire käiguga ära. Vaata, mis see temperatuur nüüd ütleb. Ai, kurat, kuumemaks on läinud. Tahaks mingi süsteemi leida endale, et oleks mul hea teha. Sest noh, see kuradi hambad jaksavad, aga kurat, rehv ei jaksa. Vaatasin Waze'ist, kui kiiresti ma sõidan. Low peal on makskiirus 10 kilomeetrit tunnis ja high peal on 20 kilomeetrit tunnis. Aga noh, 20 kilomeetrit tunnis ja siuksed väiksed oksad sööb kõik nagu Mihkel ära. Kuradi nokka ei saa üles tõsta ja ma tekitan siin kurat mingid lamavad politseinikud. Mul on nüüd üks ala on nii-öelda ühtepidi tehtud, siis ma teengi kogu aeg nii-öelda nagu üle ühe. Miks ma üle ühe teen? No ma saaks minna kõik järjest ka, ongi siis mul need jäljed jäävad väiksemad siis. Päris tervet ala ma siin ei tee, sest mõnes kohas on hästi vähe oksi. Siis nad toovad kuskile kokku ja põletavad ära. Seal taga on üks suurem hunnik, sinna jõuan, siis ma näitan sulle. Või noh, sama asi, mis me kuradi Joonasega tegime, aga noh, nad ei tee käsitsi seda, nad lihtsalt lükkavad selle. Käsitsi seda ei tehta. Käsitsi teevad mardid. Enam me Joonasega mardid ei ole. Tegelikult päris põnev on sõita kiiresti, nagu väga palju lahedam. 20 kilomeetrit tunnis, päris kiire teed. Sõida sa autoga 20 kilomeetrit tunnis. Ja mõtlen nüüd, ma sõidan siukse tangiga ja kurat purustan ka veel vaata. Päris kiire värk. Täna hommikul mul on päris huvitav esimene ülesanne. Mingi puud on kuskil siin maas. Eile tuli, Pärmees ütles, et kuule, et mul on mõned puud seal maas. Mine lõhu ära. Ma mõtlesin, okei. Aga ma ei tea, kui suured need puud on muidugi. Siis erida on, aga ma ei tea, kas oksad, sest ta ütles mulle, et puu on seal. Kuskil peaks mingi kuradi üllatus mul siin tulema vahepeal või? Ei no kurat, ongi ju täitsa puu. Mida? See läheb umbe ju! Hulluks olete läinud, seda peasid sööma või? Ma ei saa kätte seda ju! No ma ei saa kätte seda. Siukse asjad pean ära sööma nüüd või? Aga siin mõned puud surid ära vist jah, vaata siin on uued pantud. Sina oled see, kes kurat pahandust teeb siin või? No ma ei saa ju kurat. Äkki ma kurat ründan teiselt poolt või? Ma proovin. Ma kurat lükkan seda lihtsalt ju. Mul suu ei lähe lahti, kuule. No mitte midagi ei näe ka ju.
mõtlesin, et ma teen ikka niimoodi tööd nagu kuradi Tanel teeb, et teeme kuradi ilusaks. Sest ma siin ääre saanud, ma ei saa seda sitta kätte. Kuradi ikka päris hea hunnik. See raibe ei taha üldse sisse minna. Kuradi hommikul vara. Ega kui siuke kuradi jämpar on, vaata, ega ta ei lähegi sisse ju. Jämparid, poisid, need vajavad natuke mudimist, et oleks mõnusam sisse minna. Kuradi pervert. Mis sul häda on? Melon. Proovi seda melonit. Siis võib-olla homset päeva ei näe. Aga see on päris rets, et see sööb ikka kõike. Siuke hunnik oli ees. No see ongi see, et kui sinna kuradi auku sisse läheb, siis ta sööb kõik ära, aga see ei läinud lihtsalt auku sisse. Siis ei saanud nagu. Hea küll. Korrad seal on post. Selle ma tõmbasin välja kuskilt. Siit või? Ma panen siia. Kus ma selle välja tõmbasin? Vitame ära, siis ei olnudki posti. Ma pärast mõtlen, tere, siin ei posti, miks meil posti siin ei ole? Aga kuradi hunnik oli mingi 3 meetrini ikka või? Ja kuradi enam ei ole äge pille. Kus ma lähen nüüd? Selles suhtes on päris, ma ei tea, huvitav või lahe, et muidu ta näitab mulle, et kui raske mootoril on ja siin ei läinud kordagi, ei läinud 100 peale. Ehk siis nii-öelda need vanad kõdunenud oksad, need lähevad nagu miskatsid läbi. Seal, kui ma vahepeal olen teinud, siis no hunnik on olnud väiksem, aga kurat, tal on raske. No mahla täis need teised oksad, sest need oksad on just lõigatud nii-öelda Joonase poolt ja Kaupo poolt ja Karli poolt. Nemad lõikavad. Kas ma olen sellest rääkinud või mitte. Igatahes üks küsimus tuli, et miks ma siia farmi tulin. Kurat, ma teen neid videosi nii palju, et no anna andeks, kui ma nagu sellest olen juba rääkinud, eks ole. Aga kordamine on tarkus ema, aga nüüd ma siis võib-olla räägin põhjalikumalt, et miks me siia farmi tulime üldse, on sellepärast, et Kaupo kirjutas mulle, kuulet, et oleks tüümeest aja, vaata. Siis ma ütlesin, et kui mina tulen, siis ma tulen Joonasega. No sellepärast, et mul ei olnud endal autot, vaata, ma ei saanud kuidagi tulla siia. Ta ütles, et algus ühte vaja, siis ma ütlesin, et siis tulen, kui 2 inimest on vaja. Ja siis läbirääkimised käisid. What you on ja? Money and what you? Ja siis öeldi, et noh, tulge siia siis. Austraalias, kui see on farmide või no üldse, kus kuskil töötab, siis see, et me 3 sinna esimesse farmi saime, see tegelikult on päris suur joppamine. No tegelikult me saime 4, sellepärast, et äll oli ka, et 4 semu ühte farmi, see on tegelikult jõhker joppamine. Tegelikult siin ma arvan, et no 2 on lebo saada, aga 2+ inimest, siis niimoodi ühte farmi saada, see on päris keeruline. Peab joppama lihtsalt, muud ei ole. Aga me tulime siia ja Cotton saab, noh, teoorias saab aastaringselt teha, aga nagu suuremale
seltskonnale sai, ma ei tea, kas juuni algus või juuni lõpp saab see töö läbi seal on ja noh, mul oli plaan minna peale Cottonit sinna kuskile puhkama, eks ole on ja aga tuli töö peale, mulle tööd meeldib teha pole midagi teha, küll juba puhata ka et jah, kuna kõik asjad läksid nagu kokku, et seal Sotton sai valmis on ja mitte täitsa valmis, ta kohe hakkas valmis saama on ja siia kutsuti, siis nagu oligi siuke tunne, et peabki siia tulema. No see ongi see, et Piipu kaasa ei tulnud, eks ole, on ja. Piipi, eks sa vaatad siin videod, on ja. Igatsen sind, on ja. Pole midagi teha. Küll me kunagi ikka näeme veel, on ja. Kui kuskil mujal ei näe, siis kurat õlle kõrval ikka näeb, on ja. Miks Piip kaasa ei tulnud, ongi sellepärast, et noh, Piipul on piiga, on ja kui me nüüd neljakesi otsime kuskil tööd, no ei leia. Või no võid leida, aga see on nii jõhker joppamine, kui sa saad kuskile neljakesi ühte farmi. See on liiga jõhker otsimine. Sotto sai läbi, siia kutsuti ja on kõik. Muud ei olegi. No tegelikult ütleme niimoodi, et ma oleks saanud seal Cottonis edasi olla ka, vaata. Aga üks point veel, miks ma nagu kohe mõtlesin, et oh ja davai, lähme Almondi farmi on see, et kurat tuled põlevad. On see, et esiteks endale kogemust, midagi teistsugust lahedat. No ma olen siin Austraalias, oled 3 aastat seal Sottoni peal, no muidugi mõnele inimesele võib-olla sobib, ma tean, et mulle see ei sobiks. Et kui ma nagu seiklema lähen, et siis tahaks nagu seigelda ka, vaata. See on nagu siis 3. point ja 4. point on see, et kurat, mul jälle see kuradi nokk ei tõuse üles. Ja kurat, siin on läheb maha või? Ikka läheb. Ja 4. point on see, et sulle videot teha. Mida sa kurat vaatad järjest, kui ma seda Sottonit korjan, ja midagi muud saab ka siin elus teha, ja et see video point oli ka üks. Ehk siis noh, suures pildis 4 pointi siis. Et jah, ma nüüd olen selle põka peal 2 nädalat, umbes täpselt 2 nädalat olnud. Kui ma selle Bailgravi peal seal 2 nädalat, mida sa väristad? Kui ma selle Bailgravi peal 2 nädalat järjest olin, viskas sajoobi sellega nagu, ma magan öösel mingi 6-7 tundi ja nagu puhkan ennast täiesti välja ja mulle meeldib see töö ja no kuradi huvitav, see on täiesti nagu, vahepeal olen ise ka nagu Tallinnas, Eestis olnud, mõelnud, et kurat need farmerid ja kuidas need viitsivad. Aga nüüd teed ise seda tööd, vaata, jumal äge. Sellest on päris huvitav, et kui sa ei ole ise seda teinud ja kui sul endal nagu see soon on sees, et sulle meeldib see farmi värk ja farmi elu ja siuke maa värk on ja no see on äge ikka reis. Mulle meeldib. Ah, siin on, mis kell on? 7:10. Teame küll, mis aeg on reis. Ai, bleh. Üllatan magu. Võtan mingi teise maitse. Kohe elu tuleb sisse. Vaata see farm on siis suur, eks olen ja praegult ma käisin siin. Praegu ma teen siin. Aga kurat ongi. Selle ma saan täna valmis ja siis ma lähen siia. Ehk siis ma arvan, et ma olen võib-olla 3. Täna on mis päev? Täna on neljapäev. Kuule, täna tuleb video välja. Mine vaata mu videot. Ma olen praegu teinud 11 päeva järjest. 13 päeva on nii-öelda see maksimum, mida võib teha nii-öelda paberite järgi. Ma räägin, mul on küll siuke tunne, et seda tööd iga päev ka, üldse tööd. Ma ei saa aru, mis sul viga on. Mul nii meeldib tööd teha. Ja see ei ole see, et ma peaks seda tööd tegema.
ma ei pea seda tööd tegema. Kui ma ei taha seda tööd teha, siis ma ütlen, et ma ei tee seda tööd. Ma ei taha teiega enam rääkida. Ma ei taha enam näha! Sottoni farmis, vaata, kui me neid palle korjasime. No ma ei viitsin seda tööd teha, siis ma mõtlesin, et võiks midagi muud teha. Ja siis oligi 3 tunni pärast Kaupo kirjutas mulle, et kuule, siia on vaja, ma ütlesin, davai, tulen. Ongi lihtne, ei meeldi, mine minema. Meeldib, tee edasi. Kui sulle ei meeldi see, mida sa teed, siis miks sa seda teed? Okei, ma saan aru, arved vajavad maksmist, eks ole, aga kui sulle ei meeldi see, mida sa teed ja sa aktiivselt ei otsi midagi muud, midagi kõrvale, no siis sa oled lihtsalt loll. Sest mul oli see, et tahtsin mingit seiklust. Noh, võtam seikluse, purustab. Mina olen siit, käin läbi kõik on ja siis nemad veel mingi põkaga tõmbavad selle prahi ka siia välja veel. Mina purustan oksad ära ja siis nemad, mul mõned väiksed oksad veel jäävad sinna. No see ei purusta kõik ära. Või noh, mõned jäävad mul alla ka, siis ma ideaalis on see, et kui ma siit kaamerast nüüd näen, et mingi oks jäi maha ja siis ma tõstan noka üles, tagurdan ja tõmban selle oksa läbi, eks ole. Aga mis on probleem? Mul nokk ei tõuse üles, eks ole. Mis sa kurat täna niimoodi rauskad sinna? Mingi oks, eks ole. Siis ma tõmban masina üles, tagurdan ja siis sõidan uuesti sisse sellele oksale. Aga ma ei saa masinat üles tõsta. Ja kui ma tagurdan, siis ma lihtsalt lohistan seda oksa kaugemale. Seega, see ei ole efektiivne. Just üleile. Vaata, sellel on tutikas mootor, eks ole. Ma nagu ei tea seda, äkki. Siis ma tean, et mingid sebad, kes mul siin vaatavad on, et autovennad, eks ole. Kui sa paned uue mootori, siis muidu nendel tehakse õlivahetus mingi 300 tunni pealt või midagi sellist. Aga sellele tehti 100 tunni pealt. Et mis loogika on selles? Et kui sul on tutikas mootor, et siis sa pead nagu kiiremini selle õlivahetuse tegema. Vähemate tundidega. Ma küsisin ka selle mekaniku käest, et miks niimoodi on. No ta ütles midagi, et siis õli settib, ma ei tea. Äkki siin mingi peremees oskab mulle seletada seda. Kokku on õli seal 45 liitrit või et ta pani 45 oli ülemise jooneni vist või. Ja siis ta pani 47,5, pani natuke rohkem, sest ta sööb seda. Kuhu see õli läheb siis? No ongi see, et settib, mis see settib või? Kuradi ma kaua ma sõitma kuradi ühest, no tegelikult ma olin suhteliselt ühes farmi otsas, sõidan teise farmi otsa, ma olen mingi 25 minta sõitnud juba. Ei no normaalne, saab sinuga jutustada ka, sest no siin on see, et noh, öösel saan mõne õhtul meestega kodus rääkida veitsen ja siin päeval ei saa midagi rääkida, eks ole. Ma hakkasin siit tulema, nüüd ma olen siin. Ma olen kurat isegi sõitnud tervet farmi ära. 20 minta sõitsin siit siia. Normaalne.
tundnud siin all midagi. Rool on kurat madalate käikudega, praegu on täpselt see, mis ta tõenäoliselt olema peab. Tegin mingid juhtmed korda, aga ma ei tea nüüd, kas ma tohiks tööd teha või mitte. Aga samas ennem juhtmeid ei olnud ühendatud ja siis töötas. Praegu töötab, aga track sensor fail. Mida sa nüüd sellest vilgutada? Kuradi viimased 2 nädalat on sul seal fail olnud. Nüüd on korras ja nüüd sa vilgutad. Sest muidu ta oleks vaarad mulle öelnud, et see asi vilgub, aga ma loodan, et see enam üles ka ei kuumene, siis oleks see pidu juba. Ilus! Väga ilus! Aga mis see kuradi oks siin on? Päris jõhker masin ikka tegelikult ju. Mingi kord siuke hunnik ja ei ole probleemi ja. Jaa! Söö seda! Tee talle haiget! See väike asi, et sa lärmad, võiks ka ära lõppeda. Oi kui hea. Kuule, mida sa, kurat?